tšau! Ega palju arvata ei ole, kuhu me teel oleme oma veetleva kaasaga. Ilus laupäevane talvepäev, päike paistab. Lund on piiks. Lähme vaatame. Täna teeme hoopis teise ringi, et ei lähe oma tavalisse kohta, vaid alustame ülevalt poolt, seal kus üks aasta oli lapsikute pesa. Ehk siis elame-näeme nagu ikka. Paras sumpamine sinna. Aga ilm on nii ilus, et patt oleks toas istuda. Eks ole. Siin on olnud rebased ja kitsed ja kärnased rebased olid siin vahepeal. Aga noh, ühesõnaga, eks ma tulemustest annan teada. Täna sinna ei lähe. Proovime teist kohta. Vaatame, kuidas õnnestub. Ilme tuleb sabas mul ilusti sealt tipa-tipa. Sa teed ühe sammu, ma teen 2. Meil on jaotus. Okei. No nii. Otsaga jõe ääres, aga siin veel püüda ei tohi. Paneme kuni 100 meetrit paisust. Ja siis vaatame edasi. Vesi on hästi kõrge. Mõnus möll. Tšau! Ilme jõudis ka järgi. Järele jõudis. Järele jõudis. Järele. Järgi. Vesi on kõrge. Aga siin püüda ei tohi. Ei tohi. Läheme edasi. Pane kaela kinni. Kohal ka. Vesi on ikkagi mega kõrge. Pole kunagi sellisel aastajal siin varem käinudki, nii et vaatame, mis olukord on. Päris mõnus lumest sumpamine oli, vahepeal olid tuisuvaalud siin üle põlve. Koprad on tööd teinud kõvasti ja aga see on ikka ilus koht, nii et teeme kohe esimese avaviske siia samasse puu alla. Siin ma olen kala varem näinud. Ilme tuleb sealt tagapoolt ka. Ei ole ära eksinud. Vaatame, mis olukord täna on. Hoidke pöialt. Oho, kala ujus järgi. Vägev. Kala on, ma ei tea, kas see kaamera peale jäi, aga ilus forell. Tahtis praegu naksata, aga nüüd vist nägi mind, ma kardan. Proovime veel. Ei ole enam. See vist nägi mind. Aga tähendab, kala ikkagi on. See on siis nüüd selle uue aasta esimene kala, mida ma nägin.
proovime erinevaid lante siin. Äkki tahab täna hoopis pöörlevat või tont teab mida. Vool on siin tugev, siis on forellil paha võtta ja vujub nina eest ära lant kohe. Aga proovime edasi. Pagan küll, see vist jah nägi mind ja lasi jalga. No nii, ilme tuleb järgi ilusti. Eks koprad või põdrad. Aga teada, aasta esimene kala on nähtud. Ja forell hüppas järgi, aga kinni ei jäänud. Aga noh, me nüüd püüame edasi ilusti. Ilme jõudis kohale. Ilme teeb lõkke püsti, paneb kardulat keema. Siga vardasse ja eks seal puu sees, jah. Ja eks kui midagi on, siis annan teada. On ju? No nii. Sai vahepeal lanti vahetatud, sest õnnestus üks jälle puu otsa jätta kohe alustuseks. Kala rohkem näinud ei ole. Ilme pusib siin lõket teha. Tuleb hulgaga. Metsameeste kombel. Päike tuli ka jälle välja. Forellipüügiks ta eriti hea asi ei ole, aga noh, mis seal ikka. Äkki tuleb siis mõni hauginolk või eeringas või suitsu angerjas otsa. Katsetame ja proovime. Ilmel lõkke põleb. Nüüd võime siia ööseks jääda. Ära ei külmu. Minul on 2 lanti puu otsas juba ja teeme lumekoopa ja ma olen puid otsima. Noh, jõudu sulle, ma loobin edasi. Mõtlen, et kas pannaks täna ikka ussi ka sisse või hakka jamama. Hästi kiiresti lähevad silmused ridal jäässe kohe. Natuke tuult tuleb, siis on kohe krõska. Aga proovime. Siin kalda ääres, kui on, siis on forell ja ilm on küll täna mõnus. Aga paistab, et selle ühe üksikusid sai ära ehmatada ja nüüd on vaikus. No nii, hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Ilme sussitab veel viimased oksarood lõkkes ja mina olen 3 lanti puu otsa jätnud ja põhjaõnge rakenduse täiega jõe põhja visanud. Ei ole vist nagu täna minu päev. Kala pole ka rohkem näinud. Nüüd kui koju lähme, siis üleval pool paisust üleval pool proovin ka võib-olla paar korda visata ja siis koju ka, aita küll. Vähemalt ilm oli küll täna mega mõnus. Et ei ole külm, ei ole palav, täpselt paras. Aga noh, vähemalt olime õues ja eks siis vaatame, mis edaspidi saab. Nii, teel koju tagasi. Ilm on endiselt mõnus, aga pikalt ei saa olla, varsti läheb hämaraks juba ja kergelt hakkab juba külma tundma.
paisust üleval pool äkki proovin ka paar korda veel lanti visata. Ilme on jah täitsa rõõsa ja roosa. Kergem, me sõime kõik ära. Sõime viinerid ära ja moosipalli. Tee on joodud ja 3 lanti puu otsas, siis nagu ma enne ütlesin, kogu Põhjaõnge rakendus läks vetevanale. Äkki siis järgmine kord annab mulle kala ka selle vastu. Aga noh, mõnus oli väljavalt olla. Siin ei ole tuult. Loodus on ilus ja võimas. Ja ainult meie jäljed. Vaatame, kas... jah, üks mingi kohalik onkel, kellega alati kokku põrkame siin jõe ääres. Tuli meie lõkke lõhna peale. Lootis, et sealt saab šašlikut, aga kus sa sellega? Tuli valele kaldale. Lähme vaatame, kas siit võsast läbi ka tagasi saab ja kas midagi üldse täna filmi peale ka jäi. Oi. Nagu ikka. Ma imestan, et sa üldse sellega siit läbi pääsid. No täpselt, kohe kuidas oskab see konks minna niimoodi. Anna suslik. Ai! Nii. Sa oled ka meie jälginud, aine? Ei, mina ei tea. Ei, no selles mõttes vaata. Ütleba peale üle minna, see on ju jää. Oi! Oi, siin on pehmeks läinud vahepeal. Tasakesti sa oled kergem, aga sealt on vahepeal pehmeks läinud, jah? No kui midagi muud ei ole, siis korralik sport on see ikka. Tee sa pilte, ma olen vaata, kas ma saan seal üleval pool loopida veel paar korda. Seaduse järgi paisus 100 meetrit allapoole püüda ei tohi. Ja siit paisust ülespoole tohib püüda ainult spinninguga. Aga lähme vaatame. Tuleb rohkem käia. Paksus lumes võtab ikka nii hingeldama, et tuleb rohkem sporti teha. Noh, siin oleks kindlasti kala, aga nendes nurgakohtades. Aga püüda ei tohi. Lähme ülespoole. Peaaegu kodus. Hästi ilus ilm on täna. Ilme tipib vaikselt minu sabas. Kaladel täna ei saanud, aga ega see ei olegi alati eesmärk omaette. Minu jaoks on kalal käimine täielik reset nii öelda.
kui praegu tehase müra ka seal taustal ei oleks, siis oleks ka päris vaikne, mõnus. Tuult ei ole siin. Hästi mõnus. No tule! Kuidas? Siin oleks hea suusatada edasi-tagasi. Arvad, jah? No tule, paneme su purki ka ja paneme su purki ka. Purki? Filmipurki. Suuskadega saaksin paremini. Oleks 3 korda juba sõitnud. Trenni eest on see kõik praegu. Okei, varsti kodus.